Nuga on selline absoluutne miinimum, mis võiks metsa minnes kaasas olla. Aga võib juhtuda, et satute situatsiooni, kus sellest noast üksi ei piisa. Ja et valmis olla mis iganes situatsiooniks, võiks teil olla natukene rohkem varustust kaasas, sellist hädaolukorrast väljapääsemise varustust. Ehk siis mida me täna teeme, me komplekteerime üleelamiskarbi. Üleelamiskarbi komplekteerimine hakkab üleelamiskarbi leidmisest. Et selleks sobib niisugune metallkarp. Neid ei olegi nii väga lihtne leida. Minu käes on näiteks üks selline Pinal kaubandusvõrgust saadaval. Et see ei ole küll väga suur, aga niisugune miinimum mahub sinna sisse ära. Võib-olla leiate selle ka oma lapse koolikotist, aga see ei ole võib-olla kõige humanitaarsem mõte lapse pina ära võtta, sest temale on see sama oluline kui teil üleelamissituatsioonis see üleelamiskarp. Aga aitab lobast ja vaatame, mis seal karbis siis olla võiks. Selle karbi komplekteerimine on ka täpselt niimoodi, et ega siin ei ole mingisugust riiklikult kehtestatud standard, et iga üks paneb sinna siukseid asju, mida ta arvab, et tal vaja läheb. Aga on põhimõte, et selles karbis võiks olla tagatud mingid asjad. Ja need mingid asjad on siis, et peab olema tagatud tuletegemisvahendid, tuletegemisvõimalus. Ja selleks võiks olla esimene asi, mis läheb karpi, on tuletegemisvahendid. Dubleeritult on meil siin tulemasin, on tormitikud ja on süütematerjal. Ja need on paigutatud siis ka kilekotti, sest et tuletegemisvahendid tihtilugu ei taha väga vett saada. Liigutame selle karpi. Lisaks muidugi, kui me räägime siin vee kartmisest, siis vana hea tulepulk on siuke, mis vett ei karda. Ja kui teil on karbis ruumi, pange ka see sinna. Või kui teil ei ole karbis ruumi, siis pange ainult see ja jätke tulema siin maha. Teine aspekt või teine asi, mis peaks tagatud olema kindlasti, on joogivee kättesaadavus. Ja karpi me muidugi vett ei pane, aga me võime karpi panna veepuhastustabletid. Mida võib asendada ka, kui veepuhastustablette ei leia, jooditablettidega. Teevad sama töö ära. Nüüd on meil olemas tuli, nüüd on meil olemas vesi. Mida meil veel vaja on, kui me oleme näiteks niisuguses situatsioonis, kus meil on vaja kuskile liikuda, on meil vaja navigeerimisvahendeid. Navigeerimisvahend, kõige levinum, on kompass. Et põhjanaela järgi võib ka navigeerida, aga kompassi järgi on parem navigeerida. Ja see läheb ka meil siia karpi. Ja lisaks, me vaatame, et meil on siin ruumi veel. Nuga sai juba mainitud, aga kui sellise oma bussi ära kaotate või tont teab, mis juhtub, siis igaks juhuks võiks üleelamiskarbis olla ka varunuga. Ja kui see on selline mitmeotstarbeline nuga ehk selline mitmiktööriist, et siin ei ole nuga, siin on ka mingid muud asjad. Muidugi, siin on üks oluline asi, mida tasub veel silmas pidada, et kui te komplekteerite seda üleelamiskarpi, siis pange sinna nagu need seadmed või need asjad, mida te kasutada oskate. Et ei ole lihtsalt võtta kuskilt mingit nimekirja ja siis täita, kui te ei oska neid asju kasutada. Et need asjad, mida teil on endal käe järgi ja te oskate kasutada. Ka kompass, kui te panete selle sinna, veenduge, et te oskate seda kompassi kasutada. Aga sellega on meie niisugune miinimumkarp komplekteeritud. Te võite selle näiteks pista endale oma matkapjutka taskusse ja jätta sinna. Küll teil tuleb sel hetkel meelde, kui teil seda kõige rohkem vaja on. Aga kui teil on varustust rohkem, kui väiksesse karpi mahub ja te tahate oma elu natukene mugavamaks teha, siis te võite komplekteerida endale ka natukene suurema karbi. Selle suurema karbi väga oluline eelis on ka see, et seesama karp kõlvab teil ka söögi tegemiseks. Siin saate vett keeta, siin saate pudru keeta, mida iganes. Sama vett kas või puhastada nende tablettidega, mis teil siin karbis on. See on selline palju funktsionaalsem kui mingi madalam karp. Et madalamas karbis, okei, te saate selle peal võib-olla muna praadida, aga vette siin ei keeda või suppi ei keeda. Et siin saate nii praadida kui keeta.
ja täidame selle suurema karbi siis nüüd ära. Praegu on see tühi, jänest sees ei ole. Et kõigepealt lähevad need samad eelmainitud elementaarsed asjad, mis peavad olema. Nendest me ei hakka siin praegu uuesti pikemalt rääkima. Need mahutame siia karpi ära. Suure karbiga on hea seda siia mahub. Aga noh, muidugi pakkimisel on nagu sahtlite pakkimisel päris niisama visata ei tasu, et vaadake, et teile siia ruumi jääks. Nii, need asjad sai siia sisse ja vaatame, mis siis lisaks saab panna. Et esmaabikomplekt siukene väike, et siin on valuvaigisti, siin on side, siin on desinfitseeriv vahend ja siin on plaaster, et siuke kiirelt ennast korraks turgutada või lappida. Selle jaoks võiks ju olla midagi kaasas. Läheb siia sisse. Sest peavaluga on nagu väga kehva mingid adekvaatseid otsuseid vastu võtta. Et valuvaigisti on igat asjakohane. Siis, et hakata juba metsas mingisugust asja ehitama, läheb teil vaja nööri või traati. Et hea, kui teil on ruumi ja teil on mõlemad, võite mõlemad võtta, kui teil ruumi ei ole, siis on traat nagu mõistlikum võtta, et seda kulub vähem ja ta on tugevam. Aga sellises karbis on ruumi meil mõlema jaoks. Ja siukene parakortpael, millel on küljes ka vile näiteks märgu andmiseks, on veel omakorda boonuseks. Ja läheb siia karpi. Veel. Kui te olete siukses kohas, kus teil on vaja näiteks mitte ennast varjata, vaid pigem endast märku anda, siis võiks olla ka kaasas näiteks peegel, et seesama plekkkarbikaan töötab ka peeglina, aga kindlasti ta ei peegelda nii hästi kui päris peegel. Pluss lisaks on teil siis võimalik endale näiteks selle abil otsa vaadata ja mõelda, kuidas te siuksesse situatsiooni küll sattusite. Aga ärgem heietagem, vaid pakkigem see peegel siia sisse. Mis veel? Joogist me juba rääkisime, ehitamisest rääkisime, aga selline karp võimaldab ka natukene selliseid toiduaineid siis kaasa pakkida, hädapäraseid. Puljongikuubikud, et kui te juba vett keedate, viskate sinna puljongikuubiku sisse ja teil on juba sama hästi kui supp olemas. Vähemalt annab see energiat ja energiat läheb teil vaja, seda tasub koguda ja mitte laristada üleelamissituatsioonis. Selle samal teemal jätkates, kommid. Siin on puhas suhkur, see annab ka kiiresti lööb energiataseme ülesse ja on maitsev, aga energiat tasub kokku, et ärge neid niisama maiustamise pärast sööge, vaid siis, kui ikkagi tunnete, et veresuhkur on liiga madalaks läinud. Ja läks see karpi ja nagu näete, karp on täidetud kõige hea, parema ja elupäästvaga. Siia karpi nüüd, muidugi annaks veel midagi suruda. Näiteks paljud panevad siukeste üleelamisnimekirjadesse kalapüügivahendid. Sellega on täpselt nii, nagu ma ütlesin, et see karvike tuleb komplekteerida vastavalt oma äranägemise järgi ja mis veel olulisem, vastavalt oma oskuste järgi. Et kui te siia selle konksukese ja tamiilikese panete, aga te elus pole kala püüdnud või ei kujuta ette, kuidas see käibki, siis te lihtsalt kulutate oma energiat seda nüüd õppima hakates, et veel kord. Kui oskate kala püüda, pange see kalapüügivahend sinna. Kui ei oska, ärge hakake seda karpi siia panema mingit mudru, mis teid ennast hiljem segadusse igaks juhuks lihtsalt. Kui te olete kõik vajaliku ja oskuspärase ära pakkinud, siis läheb see karp kinni. Kinni ja läheb kuskile, kus ta on teil kättesaadav siis, kui teil on häda käes. Ja nugavööle, nagu sai alguses öeldud. Ja lähemalt saate lugeda üleelamiskarbi koostamisest loomulikult ajakirjast Kaitsekodu.